Journalistidel võib-olla me jagame vastused võib väga põgusalt tõesti siiski ühe sõnaga. Tanel on, selge, ma sain aru. Tanel ütles, ma arvan, oma seisukoha võib-olla põhiseadusliku patriotismi suhtes ära, et kas ütleksid siis selle hariduse kohta? Kas ma sain ette aru, et küsimus oli selles, et mismoodi peaks üldse Eesti haridussüsteem olema kujundatud? Ilma selleta, et eesti keeles õpetatakse, on võimalik tagada tööturu edukust? Ma eeldan seda, et üks vaikimise eeldus, millest mina olen lähtunud oma jutus, on just see, et selleks, et ühiskonnas hakkama saada, peavad olema teatavad teadmiste oskused ja mina olen täiesti veendunud, et ilma eesti keele oskuseta ei saa Eestis edukalt hakkama. Ja selle tõttu pigem on küsimus hoopis selles, kas eesti keelt õpitakse kuskil omaette või õpitakse koos eestlastega. Minu jaoks on küsimus pigem selles. Aitäh! Mina arvan, et võtmeküsimus on vabadus, võimalus valida. Ja praegu ei ole sellist vabadust ja võimalust valida, et sa lähed vene kooli ja sul on eesti keel suus. Ei ole. Sul ei ole eesti keelt suus. Seda on vaja tagada. Ja vormiliselt andke jälle vabadus ja see uus seadus, nagu ma saan aru, annab seda vabadust otsustada koolidele ja kohalikele omavalitsustele ja vanematele. Me tahaks, et see lõpp kokkuvõttes oleks hea tulemus. Kuidas? See on juba otsus. Ma isegi annaks vabad käed koolidele, et kui te tagate seda C1 lõpus, siis tehke seda nii, nagu te tahate. Aga oma emakeeles õppe peaks säilima. Patriotismist nii palju, et tõesti, kui me tahame leida seda ühist keha või kondikava, et olgu ta õhuke, aga kas ta peab olema multikultuurne või millised lihased, rasv ja ma ei tea, mida veel sinna kasvatada. Ma arvan, see ei ole praegu, see on huvitav küsimus, ei ole aktuaalne, peame seda konti nagu leidma, üles kasvatama. Ja multikultuurne ühiskond, see on juba sellele vastus, et tõesti seal peaks olema kõik. Ja minu meelest meie põhiseadus praegu, kui seda tähelepanelikult lugeda, tagab. Mihhail, paari sõnaga. Mulle meeldis, mida ütles Natalja, et peaks olema valikuvabadus. Ja inimestel peaks olema valikuvabadus. Kui ta soovib õppida eesti keeles, siis eesti keeles. Kui õppida vene keeles, siis vene keeles. Ja loomulikult iga venekeelne inimene peaks rääkima eesti keeles. Väga heal tasemel, loomulikult. Sellest pole üldse juttu. Aga seda saab saavutada programmidega ja õpetajatega. Miks tekib niisugune olukord, et mõned venekeelsed õpivad inglise keelt, aga ei saa hakkama eesti keelega? Sellepärast, et nad kedagi ei armasta, Eesti riiki ei armasta. Ja siis teine asi, mõelge ka selle peale, et vene kool ei ole ainult vene lapsed, see on vene õpetajad. Ja vene ülikool ei ole ainult vene tudengid, vaid see on ka vene akadeemiline eliit. 10 aasta pärast selles riigis ei ole vene intelligentsia ja vene akadeemilist eliiti. Mis on rahvus ilma intelligentsia ja ilma akadeemilist eliiti? Aga see rahvus jääb siia, nad elavad siin koos teiega. Ja mis patriotismist siis paar sõna? Mina olen Eesti patrioot. Ja seda, mida ma räägin siin, see ei ole sellepärast, et ma olen venekeelste eest ja Eesti vastu. Ma räägin sellest, et me oleme kõik ühe ühiskonna liikmed. Ja kui üks osa elab halvasti, siis teine osa ei saa elada väga hästi. See on seadus. Ja selleks, et me elaksime kõik koos hästi, meil peavad olema võrdsed võimalused. Et sellega ma arvan, me võime oma paneeldiskussiooni lõpetada. Kas ma ei tea, kas ma annan veel sõna lõppsõnaks? Selge, siis ma annan Peetrile sõna. Et olemegi jõudnud siis oma konverentsiga enam-vähem lõpusirgele. Aga et enne kui ma ütlen oma lõppsõnad, siis
kes veel ei ole täitnud tagasiside pabereid, et leiate need sealt registreerimislaualt, et täitke ära ja andke meile konstruktiivsed kriitikad ja soovitusi, siis teame edaspidi, mida teisiti teha. Aga et ma ei tea, kuidas on lood teiega, aga mul oli küll 2 väga huvitavat päeva. Et kõlanud on väga erinevaid mõtteid ja paljudel teemadel on arutletud. Et need, kes eile ei olnud, et siis eile räägiti näiteks mitmesest diskrimineerimisest, vaenu õhutamisest, sõnavabaduse seostest, ametnike erakonnastumisest, aga ka näiteks sellest, kas poliitilise korrektsusega on mindud liiale. Et milleks on vaja neil teemadel kõnelda? Et kuigi tõenäoliselt on siin saalis need inimesed vähemuses, leidub meie ühiskonnas kindlasti ka neid, kes leiavad, et nii mõnigi neist teemadest on marginaalne. Et nagu viidati ka eile mõne teema puhul, et on üldse selles levinud argument, et tegemist on ebaaktuaalsete teemadega, et asjadega, mis meid nagu otseselt ei puudutaks. Et mis vahet seal on, kas me kasutame sõna neeger, kui meil siin nagu neegreid väga ei ole. Või et kuidas mind puudutab see, kui 2 naist tahavad oma kooselu registreerida? Või et kas Eesti moslemitel on vaja mošeed või mitte? Või kas me peaksime huvi tundma selle aasta, et kuidas eestlannad ja teised Eestimaa naised, et milline on nende elujärg siin ühiskonnas, et on nagu palju tähtsamaid muresid ja pealegi on suurem osa neist, keda ma loetsin just kui nagu vähemused. Aga tegelikult puudutavad need teemad meid ju kõiki väga otseselt. Protsentuaalselt võib ju tunduda, et nii homosid kui moslemid kui eestimaalastest naisi on Eestis kadu vähe, aga koos kõikvõimalike vähemustega on neid tuhandeid. Ja mind isiklikult puudutas Mari-Liis Sepperi loeng. Et võiks ju arvata, et Eesti on piisavalt tolerantne ühiskond, ja kus meil seda mitmest diskrimineerimist ikka nii palju on. Aga samas mulle meenus, kuidas ma sattusin aastake sellest rääkima õhtu ühe tütarlapsega, kes ta oli Kaukaasia Eesti segaperest ja tema probleem seisnes siis selles, et ta oli homoseksuaalne, aga kuna selline asi oli täiesti välistatud sellest kultuurist, kust ta tuli, siis kasutades ta enda sõnu, leidis ta endale baarist levikas mingi vene kapi ning tõi selle endale koju telekate istuma. Et siis tulemus on see, et Kaukaasiast isa on rahul, aga tüdruk ise elab sellist topeltelu, mis minu pilgule tundub üsna võimatu, et kuidas sa nagu niimoodi elad. Aga mis mind selle vestluse juures kõige rohkem rabas oli, esiteks oli see muidugi stereotüüp mu enda mõtetes. Et kuna ma ise olen pärit üsna edukalt integreerunud perekonnast, et siis ma eeldasin miskipärast, et teised Eesti Kaukaasia segapered on ka edukalt integreerunud ja probleemid on ainult pool venelastel, pool kaukaaslastel või üldse kaukaaslastel. Samas ma ütlen kohe, et olen kohanud Eestis LGBT inimesi kõigi nii Armeenia, Aserbaidžaani kui ka Gruusia rahvusvähemuste hulgas. Ja teiseks oli see suurepärane illustratsioon sellele, kuidas muutumine kinniseks kogukonnaks, kus kehtivad oma reeglid ja hierarhiad ei ole ainult näiteks saksa türklaste probleem, et see ohustab tegelikult ka Eesti ühiskonda. Ja selle juures seda osa, kes tundub meile, kellel ei tohiks probleeme olla siin ühiskonnas, kuna nad räägivad eesti keelt ja nad justkui tulevad eliitkoolist. Ja kannataks kipuvad jääma just need, kes on mingis mõttes nagu nõrgemal positsioonil, et antud loos siis homod ja naised. Aga igatahes meie ühiskond ei tohiks nagu saata nendele erinevatele vähemustele signaali, et nende mured ei lähe meile korda. Et me ei tohiks nagu jääda nende murede suhtes ükskõikseks. Et olgu siis tegu mingite naistega, kes tunnevad, et nende suhtes ollakse vägivaldsed või sellega, et vene noored tunnevad ennast tõrjutuna ühiskonnas. Või isegi see, kui meist mõnele tundub, et näiteks, et kuidas see homopaaride laste asi meid ikka puudutab, et homod ju ei saa lapsi teada pärast, nagu on üks levinud klišee. Et tegelikult on homopaaridel alati lapsi olnud ja see puudutab meid väga otseselt, sest et ma ei usu, et nende laste vaimsele tervisele mõjub hästi, kui neile tehakse algusest peale selgeks, et seda perekonda, kus nad tulevad, ei ole nagu olemas, et seda eitatakse. Aga et mis on selle pika jutu mõte on see, et kõik need erinevad vähemused on meie inimressurss. Et kui eraldi võivad need arvud tunduda tühised, siis koos moodustavad nad vägagi arvestatav osa meie ühiskonnast. Ja seetõttu ongi sallivuse ja tolerantsuse kasvatamine meie endi huvides. Aitäh!
Вот не уходите. Да, теперь можно уходить. Спасибо вам. Теперь ясно будет еще сильнее, да?